Vaid mõne aastaga on Hiina autotööstus kiiresti muutunud. Varem peeti Jaapani, Euroopa ja Ameerika kaubamärke sageli kõige arenenumateks. Aga nüüd toodavad paljud Hiina ettevõtted nagu BYD, Geely, Xiaomi, Xpeng ja Leapmotor juba elektriautosid, mis suudavad konkureerida suurte välismaiste kaubamärkidega. Laadimine on kiire, sees on palju tehnoloogiat ja sageli on need isegi odavamad kui teiste ettevõtete samaväärsed mudelid. Aga on üks suur küsimus, kui Hiina elektriautod on nii head ja odavad, miks nad siis veel kogu maailmas ei domineeri? Et sellest aru saada, peame kõigepealt vaatama, kui tugev on Hiina omaenda riigis. 2024 aastal müüdi Hiinas üle 11 miljoni elektriauto. See on peaaegu 2/3 kõigist elektriautodest, mis tol aastal kogu maailmas müüdi. Peaaegu pooled kõikidest uutest Hiinas ostetud autodest on juba elektrilised või pistikhübriidid. Elektriauto ehk EV on sõiduk, mis kasutab elektrimootorit ja akut selle asemel, et sõltuda ainult bensiinist või diiselmootorist. On olemas ka pistikhübriidid. Sellel on aku ja elektrimootor, kuid sellel on ka bensiinimootor, mida saab vajadusel kasutada. Hiinas on need 2 tüüpi sõidukid kiiresti levinud. Aastaks 2025 oli Hiinas elektri- ja pistikhübriidautode ostmine muutunud veelgi tavalisemaks. Seetõttu on Hiina oma autotootjatele väga suur treeninguväljak. Kui Hiina ettevõttel on uus mudel, on neil kohe väga suur turg, kus seda müüa. Kui disainis või tarkvaras on probleem, saavad nad kiiresti tagasisidet paljudelt klientidelt. Kui konkurendil on hea funktsioon, teevad teised ettevõtted kiiresti omaenda versiooni. Kuna Hiinas konkureerib nii palju autotootjaid, on nad sunnitud tegema paremaid autosid madalama hinnaga. See on üks põhjusi, miks Hiina autode areng on nii kiire. Heaks näiteks on BYD. Varem polnud see Hiinast väljaspool eriti tuntud. Aga see kasvab väga kiiresti ja on nüüd üks maailma suurimaid elektri- ja pistikhübriidautode tootjaid. BYD suur eelis on ka aku. Ettevõte toodab ise oma akusid ja ka palju muid olulisi autooosi. See tähendab, et neil pole vaja neid osta. Nii on neil ka kulud ja tootmine paremini kontrolli all. Sarnane eelis on ka paljudel Hiina autotootjatel. Neil on lähedal akude tootjad, elektroonikatarnijad, tehased ja toorainetöötlejad. Kui neil on vaja uut mudelit teha, saavad paljud vajalikud osad tulla otse Hiinast. Veel üks põhjus on kiirus. Mõned Hiina autotootjad suudavad uue mudeli valmis teha kiiremini kui traditsioonilised autotootjad. Nad kasutavad palju ühisosi, kiiret tarkvaraarendust ja kiiret disaini muutmist. Nii et samal ajal kui vana autotootja alles uurib, millist funktsiooni järgmisele mudelile lisada, võib-olla on juba uus Hiina auto välja tulnud, millel on suur ekraan ja arenenud juhiabisüsteemid, hääljuhtimine ja kiire laadimine. Aga see ei tähenda, et kõik Hiina elektriautod oleksid automaatselt paremad kui kõik Lääne või Jaapani autod. Iga brändi ja mudeli kvaliteet, ohutus, töökindlus ja järelteenindus on erinevad. Selge on ainult see, et tuntud välismaiste ettevõtete varasem eelis väheneb kiiresti. Isegi Tesla on Hiinas kogenud palju tugevamat konkurentsi. Kui Tesla esimest korda Hiina turule sisenes, oli vähe kohalikke ettevõtteid, kes suutsid toota sellele vastavat premium elektriautot. Aga kui Hiina elektriautosid tuli juurde ja nende kvaliteet paranes, vähenes Tesla varasem suur eelis. Aastaks 2025 langeb Tesla turuosa koduturul veelgi, samal ajal kui konkurents Hiina brändide poolt jätkuvalt tugevneb. Ja Hiina soov on samuti lihtne, müüa kõik need sõidukid üle kogu maailma. Ja nad juba teevadki seda. Tegelikult on Hiina nüüd maailma suurim autode eksportija. Hiina autode müük kasvab kiiresti ka Euroopas, Kagu-Aasias, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas ja teistel turgudel. Aga siin muutub asi keerulisemaks. Lugu on selles, et ainult hea auto tegemisest ei piisa, et igasse riiki siseneda. Igal turul on oma ohutusreeglid, maksud, edasimüüjad ja valitsuse poliitika. Ja mõnes suures riigis on veel üks lisaprobleem, see on kaubandustõkked. Kaubandustõke on reegel, mis raskendab või muudab kallimaks toodete sissetoomise teistest riikidest. Näiteks võib Hiina elektriautole kehtestada suure impordimaksu. Nii et kui auto on Hiinas odav, kuid sellele lisatakse suur maks, siis teises riigis pole sellel enam vahet. Selle suur hinnavõit võib kaduda.
ja Ameerika Ühendriikides on Hiina elektriautodele väga raske turule siseneda kõrgete tariifide ja muude piirangute tõttu. Euroopas kehtestas Euroopa Liit samuti täiendavad tariifid mõnedele Hiinas toodetud elektriautodele, kuid isegi selliste takistuste korral kasvab Hiina autotootjate kohalolek mõnel Euroopa turul endiselt. Kuid tõeline väljakutse on nüüd see, kuidas Hiina sellest üle saab. Tariifid, valitsuse piirangud, kohalikud ohutusreeglid, kaubamärgi usaldusväärsus ning esinduste ja teeninduskeskuste puudus teistes riikides. Aga praegu on küsimus, kuidas Hiina tegelikult elektriautode vallas nii tugevaks sai. Vaatame BYD-d. BYD alustas 1995 aastal väikese taaslaetavaid akusid tootva ettevõttena Shenzhenis, Hiinas. Selle asutas Wang Chuanfu, keemik, kellel oli põhjalikud teadmised akutehnoloogiast. Enne BYD ettevõtte loomist tootis ta esmalt elektroonika jaoks akusid. Seetõttu oli tal juba kogemus millegi osas, mis saab järgmistel aastatel olema elektriauto kõige olulisemaks osaks. 2003. aastal sisenes BYD autotööstusesse pärast ühe väikese Hiina autotootja ostmist. See oli suur risk, sest BYD ei olnud veel tuntud kui autotootja, aga Wang Chuanfu plaan oli selge. Kui BYD suudab ise oma akusid toota, saab ta seda teadmist kasutada ka elektriautode valmistamiseks. Esimestel aastatel uuris BYD autode disaini ja valmistamist vanematelt autotootjatelt. Aja jooksul töötas ettevõtte välja ka oma tehnoloogia ja tootmissüsteemi. BYD tugevnemise üheks peamiseks põhjuseks on niinimetatud vertikaalne integratsioon. See tähendab lihtsalt seda, et selle asemel, et osta peaaegu kõik olulised osad teistelt ettevõtetelt, toodab BYD suure osa vajalikest komponentidest ise. Selle hulka kuuluvad akud, elektrimootorid, elektroonikadetailid ja mõned poojuhid ehk kiibid, mida kasutatakse sõidukisüsteemide juhtimiseks. Kuna ettevõte kontrollib ise suuremat osa tootmisest, on BYD-l parem kontroll hindade, varustuse ja tootmiskiiruse üle. See eelis on oluline, kui esineb tarneprobleeme. Näiteks, kui mõnest olulisest osast on puudus, valmistab selle lihtsalt partnerettevõte. Ja tegelikult ei ole kiire tootmine omane ainult BYD-le. Paljud Hiina autotootjad teevad seda samuti. Ja selle asemel, et uue mudeli väljatöötamine võtaks mitu aastat, suudavad mõned Hiina ettevõtted valmistada uue sõiduki vaid umbes 18 kuuga. Paljude traditsiooniliste autotootjate puhul võib sama protsess võtta mitu aastat. Selle tõttu suudavad Hiina brändid kiiremini reageerida ja kohaneda, kui klientide soovid muutuvad. Nende lähenemine on ju hea. Kui näiteks muutub populaarseks uus akusüsteem, suur ekraan või tarkvara funktsioon, õpitakse see kiiresti selgeks ja lisatakse kohe järgmistele mudelitele. Hiina autoturg on muutunud justkui tehnoloogiavõistluseks. Iga ettevõte peab tegema parema auto, enne kui konkurent neist ette jõuab. Sellel on suur tähtsus ka hinna osas. Hiina ettevõtted ei tee ainult kalleid elektriautosid. Nad tõid turule ka väiksemaid ja paremaid odavaid mudeleid tavalistele peredele. Üheks näiteks on BYD Seagull, väike elektriauto, mida müüdi Hiinas. 2024 aastal hinnaga alla $10,000. On olemas ka väga väike Wuling Hongguang Mini EV, mille tootis SAIC, General Motorsi ja Wulingu ühisettevõte. Kuna sõiduk on väiksem ja lihtsam, muutus see paljude ostjate jaoks taskukohasemaks. Sellel ei ole vaja väga suurt akut ega väga pikka sõiduulatust, et olla kasulik inimestele, kes kasutavad seda autot ainult linnas. Tänu sellistele mudelitele ei pea enam Hiinas elektriauto ostmiseks rikas olema. Nüüd on valikus nii odavad linnaautod kui ka premium-klassi maasturid ja sportautod. See on üks suur põhjus, miks elektriautod muutusid Hiina turul nii kiiresti tavaliseks. Aga nii suurel valikul on ka oma hind. Samuti kasvas märkimisväärselt nende autotootjate arv, kes soovivad turult osa saada. Mõne aasta jooksul ilmus Hiinas väga palju uusi elektriautode kaubamärke, kuid mitte kõik neist ei jäänud ellu. Oli idufirmasid, mis said suuri investeeringuid, kuid ei suutnud piisavalt autosid toota, et kasumit teenida. Teised suutsid küll toote turule tuua, kuid ei leidnud piisavalt kliente. Konkurentsi tihenemisega kadus palju nõrku ettevõtteid. Võitlus muutus veelgi raskemaks, kui autode hinnad langesid. 2023 aastal alandas Tesla Hiinas hindu. Teised autotootjad järgnesid, et mitte kliente kaotada.
hinnasõda jätkus ka järgmistel aastatel ning isegi Hiina valitsus hoiatas liiga tugeva konkurentsi eest autotööstuses. See on paljude ostjate jaoks hea, sest autode hinnad langesid veelgi, kuid autotootjate jaoks on see suur probleem. Kui hindu pidevalt langetatakse, väheneb ka iga auto pealt teenitav kasum. Ettevõtte, mille kulud on suured ja müük nõrk, võib rahast ilma jääda. Seetõttu on Hiina elektriautode tööstus muutunud justkui karmiks ellujäämistestiks. Ainult hea auto tegemisest ei piisa. See peab olema odav, kiiresti toodetav, kiiresti uuendatav ja kliendil peab olema eriline põhjus selle valimiseks. Üks ettevõtetest, kes kasutas teistsugust strateegiat, on Ineo. Selle asemel, et kasutada ainult laadimist, lõi Ineo akude vahetusjaamad. Kui Ineo ühilduva autoaku on tühjenemas, saab sõiduk siseneda vahetusjaama. Jaamas eemaldab masin automaatselt peaaegu tühja aku auto alt ja asendab selle täislaetud akuga. Uuemates akujaamades võib protsess lõppeda vaid mõne minutiga. Selle suur eelis on kiirus. Ei pea enam kaua ootama, kuni auto laeb. Tänu sellele saab juht pärast aku vahetamist kohe uuesti teele asuda. Aga akuvahetusjaamade ehitamine on samuti kallis. Vaja on palju lisakuid, seetõttu ei kasuta kõik autotootjad sellist süsteemi. Ineo otsustas selle tee kasuks. Ja 2026 aasta veebruariks teatas ettevõte, et nende võrgustikus on tehtud juba 100 miljonit akuvahetust. Selline konkurents sundis Hiina ettevõtteid proovima asju, mis varem autotööstuses polnud tavapärased. Täpsem tarkvara, kiirem laadimine, akuvahetus, suured ekraanid, hääljuhtimine ja muud funktsioonid said tavaliseks. Seetõttu ei oleks Hiina tohutu elektriautode tööstus kujunenud ainult ettevõtete töökuse tõttu. On veel üks väga suur põhjus, miks BYD-l ja teistel Hiina elektriautode ettevõtetel oli võimalus nii kiiresti kasvada. See on tänu valitsusele. Siit näeme, kui suur roll oli Hiina valitsusel. Aastaid kasutas valitsus subsiidiume, maksusoodustusi, investeerimisreegleid ja muud abi, et julgustada ettevõtteid tootma elektrisõidukeid ja inimesi neid ostma. CSIS-i hinnangu kohaselt Hiina valitsuse kogutoetus elektriautode tööstusele ulatus aastatel 2009-2023 üle 230 miljardi $. Sinna hulka kuuluvad ka maksuvabastused ostjatele, laadimistaristu ja muud programmid. See tähendab, et valitsus ise aitas elektriautode ettevõtteid näiteks oma tegevusega. Kui aku on kallis ja ostja pole kindel, kas elektriauto on praktiline, võib valitsuse toetus või maksuvabastus vähendada kliendi poolt makstavat tegelikku hinda. See on hea tehing. Selle tõttu, kui elektriauto on odavam, proovib rohkem inimesi seda osta. Kui ostjaid tuleb juurde, peavad tehased rohkem elektriautosid tootma. Ja kui tootmine suureneb, on tootmiskulusid veelgi lihtsam vähendada. Kuid tekkis ka probleem. Kuna valitsus annab raha toetustena, proovisid mõned ettevõtted toetust saada isegi siis, kui nende toode polnud piisav, kui nad ei täitnud nõudeid. Hiinas viidi läbi uurimisi ja kehtestati rangemad reeglid toetuse pettuste vastu. Sellest hoolimata ei seisne valitsuse toetus ainult otseses rahas. On ka kohalikke omavalitsusi, kes annavad toetust otse autofirmadele, mis on nende piirkonnas olulised. Heaks näiteks on NIO. 2020 aastal sattus ettevõte suurtesse rahalistesse raskustesse. Hefei linnast, mis asub Anhui provintsis, tulid appi valitsuse toetatud investorid. NIO sai suure investeeringu ning hiljem ka suuri krediidiliine riigile kuuluvatest pankadest. See aitas ettevõttel ellu jääda, samal ajal kui nad jätkasid oma elektriautode müüki. Valitsusel oli veel üks strateegia, mis mõjutas otsesemalt kõiki autotootjaid. Hiina lõi niinimetatud topeltkrediidisüsteemi. Nimi võib tunduda tehniline, kuid idee on lihtne. Valitsus seab autotootjatele eesmärgid. Nad peavad tootma kütusesäästlikke sõidukeid ning neil peab olema ka piisavalt elektrisõidukeid või muid uue energiasõidukeid. Kui mõni autotootja müüb liiga palju kütust neelavaid autosid, võib tal tekkida krediidipuudujääk. Et seda tasakaalustada, peab ta tootma või müüma rohkem uusi energiasõidukeid või hankima krediite teistelt ettevõtetelt, kellel on ülejääk.
Lihtsamalt öeldes muudab see süsteem suurte autotootjate jaoks keerulisemaks ainult bensiiniautode müümise Hiinas. See on suur surve traditsioonilistele autotootjatele. Isegi kui nende bensiiniautod on edukad, peavad nad siiski elektrisõidukeid tõsiselt võtma. Kui nad tahavad konkurentsis püsida, peavad nad seda tegema. Seega ei olnud muutuste taga ainult klientide nõudlus. On ka valitsuse reeglid, mis suunasid kogu tööstust rohkemate elektriautode poole. On veel üks poliitika, mille mõju tavaline ostja otseselt tundis. See puudutas numbrimärke. Hiina suurlinnades on juba ammu probleemiks liiga palju autosid, liiklus ja õhusaaste. Seetõttu piiras valitsus mõnes linnas traditsiooniliste bensiiniautode uute numbrimärkide arvu. Näiteks peavad paljud bensiiniauto ostjad osalema oksjonil, et saada numbrimärk. See tähendab, et ainult auto ostmiseks raha omamisest ei piisa. Sul on vaja saada ka piiratud numbrimärk ja see võib olla väga kallis. Samal ajal on kvalifitseeritud uute energiasõidukite jaoks olemas eriline numbrimärgi poliitika. Kuni 2026 aastani jätkab Shanghai teatud kvalifitseeritud elektrisõidukitele tasuta erinumbrimärkide kvoodi andmist. See tähendab, et Hiina soosib rohkem elektriautosid. Pekingis kasutab linn kvoodisüsteemi, et piirata uute autode arvu. Tavaliste bensiiniautode ja uute energiasõidukite jaoks on eraldi kvoodid. Näiteks 2025 aastal eraldati 80 000 Pekingi 100 000 sõiduauto kvoodist uutele energiasõidukitele. Sellistel reeglitel on suur mõju pereotsustele. Kujuta ette, et soovid osta uut autot. Bensiiniauto puhul võib-olla pead ootama või konkureerima piiratud numbrimärgi pärast, kuid mõnes kohas on protsess lihtsam, kui valid elektrisõiduki. Isegi kui sulle meeldivad mõlemad autod võrdselt, annab elektriautole see suure praktilise eelise. Seega ei mõtle ostja ainult auto hinnale. Arvesse võetakse ka numbrimärki, makse ja seda, kui kiiresti ta tegelikult autot kasutada saab. Aga on üks oluline küsimus. Kui elektriautosid tuleb juurde, kas see tähendab automaatselt, et saaste ja süsinikuheitmed kaovad? Ei, puhas akuelektriauto ei eralda sõidu ajal summutis suitsu, kuid aku laadimiseks on siiski vaja elektrit toota. Aku ise tuleb samuti toota ning selleks on vaja kaevandamist, materjalide töötlemist ja suurt tööstuslikku tootmist. Seetõttu, kui hinnatakse elektriauto mõju keskkonnale, ei piisa ainult sõidukist väljuva suitsu vaatamisest. Teadlased uurivad ka NNMAD-i elutsükli heitmeid. See tähendab, et arvesse võetakse auto ja aku tootmist, elektritootmist, auto kasutamist ning kõiki teisi selle elutsükli osi. Tavaliselt on heitmed suuremad akuelektriauto tootmisel kui samaväärse bensiiniauto tootmisel, sest suure aku valmistamine nõuab palju energiat. Kuid auto kasutamise ajal tasub elektriauto selle vahe tasa, sest elektrimootor on tõhusam ja see ei põleta sõidu ajal bensiini. Hiinas on samuti oluline, kust elekter pärineb, sest riik kasutab endiselt suures koguses kivisütt. Siiski näitab rahvusvahelise energiaagentuuri analüüs. Kui vaadata Hiinas keskmise suurusega sõiduki kogu elutsüklit, on akutoitel elektriauto kasvuhoonegaaside heitkogused siiski madalamad kui samaväärsel bensiiniautol. Hinnanguliselt on selle elutsükli heitkogused Hiinas umbes 40% madalamad. Kuigi eelis on väiksem võrreldes riikidega, kus elektrivõrk on puhtam. Mida rohkem lisandub päikese, tuule ja muud madala süsinikusisaldusega elektrit võrku, seda suuremaks võib muutuda elektriautode keskkonnaeelis. Seetõttu ei ole olemas kindlat, fikseeritud kilomeetrite arvu, mille kõik elektriautod peavad läbima ennem, kui need muutuvad bensiiniautodest puhtamaks. See sõltub aku suurusest, autotüübist, aku valmistamise viisist ja sellest, millist elektrit laadimiseks kasutatakse. On ka üks probleem, mida elektrimootor ei suuda lahendada – liiklusummikud. Kui vahetad 1 000 000 bensiiniautot 1 000 000 elektriauto vastu, on sul ikkagi 1 000 000 autot teel. Kuigi autod on sõiduajal puhtamad, vajavad nad ikkagi teeruumi ja parkimiskohti. Seega võib üleminek elektriautodele aidata õhusaaste ja süsinikuheitmete vähendamisel, kuid see ei lahenda automaatselt ummikuid. Kokkuvõttes on raske öelda, et Hiina elektriautotööstuse kasv on tingitud ainult valitsuse toetustest. Valitsuse toetus mängib suurt rolli, kuid samal ajal käib ettevõtete vahel väga tihe konkurents. Akuude kiire areng, suur tarneahel ja miljonid kliendid, kes valivad elektri- ja pistikhübriidautosid.
2023 aastal lõppesid riiklikud ostutoetused, mis olid pikka aega aidanud elektriautode ostjaid, kuid turg kasvas siiski edasi. Alles jäid ka muud toetused nagu maksuvabastused ja kohalikud programmid. See tähendab, et Hiina elektriautode tööstus ei ole enam selline nagu algusaegadel, kui see täielikult toetusest sõltus, et ostjaid saada. Hiina on juba loonud tohutu elektriautode turu, tehased, akude tööstus ja tarneahel, kuid ees ootab hoopis teistsugune võiklus, kui need sõidukid Hiinast välja viiakse. Teistes riikides puuduvad samasugused numbrimärkidega seotud eelised ja kohaliku omavalitsuse toetus. Selle asemel seisavad Hiina autotootjad silmitsi tollimaksude, erinevate ohutusreeglite, poliitilise surve ja klientidega, kes on juba pikka aega usaldanud omaenda automarke. Ja just seal näeme, kui tugev on Hiina elektriautode tööstus, siis kui see pole enam oma koduturul. Kui Hiina elektriautod jõuavad väljapoole Hiinat, on konkurents juba hoopis teistsugune. Oma riigis on neil väga suur tarneahel, palju kliente ja valitsuse poliitikaid, mis on juba pikka aega aidanud tööstusel kasvada. Aga teistes riikides peavad Hiina autotootjad järgima teiste valitsuste kehtestatud reegleid. Euroopas kasvab Hiinas toodetud elektriautode arv kiiresti. Aastal 2025 müüdi Euroopas ligikaudu 940 000 Hiinas toodetud elektriautot. Hiina kaubamärgid kasvavad kiiresti ka Kagu-Aasias ja teistel arenevatel turgudel. Seetõttu ei ole nende sõidukid edukad ainult Hiinas. Kuid on üks väga suur turg, mis on Hiina elektriautode kaubamärkidele peaaegu suletud. Ameerika Ühendriigid. Üks suurimaid põhjuseid on tariif. Tariif on lisamaks, mida kehtestatakse imporditud toodetele. Kui tariif on kõrge, tõuseb ka toote hind, kui see riiki jõuab. Aastal 2024 tõstsid Ameerika Ühendriigid Section 301 tollimaksu Hiina elektrisõidukitele. Tõusis 25%-lt 100%-ni. Ameerika Ühendriikide valitsuse eesmärk on kaitsta Ameerika autotööstust Hiina elektriautode vastu, kuna USA väitel on need saanud suurt riiklikku toetust ja muid poliitilisi eeliseid Hiinas. Ameerika Ühendriigid kehtestasid järgnevatel aastatel veel täiendavaid tariife imporditud sõidukitele ja mõnedele autovaru osadele. Seetõttu, isegi kui Hiina elektriauto on Hiinas odav, võib suur osa hinnaeelisest kaduda, kui see viiakse Ameerika turule. Euroopa Liidul on samuti oma sammud. Pärast Hiina elektriautode tootjate saadud rahalise toetuse uurimist kehtestas Euroopa Liit täiendava tollimaksu Hiinas toodetud akuelektrisõidukitele. BYD puhul on täiendav tollimaks 17%. Geely puhul on see 18,8%. Saiki jaoks on määr veelgi kõrgem. Need lisatakse Euroopa Liidu tavapärasele imporditollile. Aga isegi lisamaksuga suudavad Hiinas toodetud elektriautod Euroopas endiselt müüa. See tähendab, et tariif ei ole piisav, et nende sisenemist täielikult takistada. Hiina ettevõtted võivad samuti leida teisi viise, kuidas vältida suuri impordikulusid, näiteks rajades tehaseid teistesse riikidesse. Aga Ameerika Ühendriikides on suurem probleem kui hind. See on riiklik julgeolek. Tänapäeva auto ei ole enam lihtsalt mootor, rattad ja rool. Paljudel uutel sõidukitel on kaamerad, mikrofonid, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ja internetiühendus. Samuti on olemas tarkvara, mis juhib paljusid autoosi. Kuna need sõidukid on ühendatud internetiga, suudavad nad koguda ja edastada andmeid. See võib hõlmata sõiduki asukohta, teavet ümbruse kohta ja muud andmed anduritelt. Seetõttu on USA valitsus mures, et võib tekkida turvarisk, kui miljonite sõidukite oluline tarkvara ja sideriistvara on kontrollitud või toodetud Hiinaga seotud ettevõtete poolt. 2025 aasta jaanuaris. USA kaubandusministeerium kehtestas lõpliku määruse, et piirata teatud ühendatud sõidukite tehnoloogiat, millel on piisav seos Hiina või Venemaaga. See reegel jõustus 2025 aasta märtsis. Alates 2027 aasta mudeliaastast on Ameerika Ühendriikides keelatud müüa teatud ühendatud sõidukeid, mis kasutavad Hiinast või Venemaalt pärit sellist tarkvara, millele keeld kehtib. See hõlmab ka ühendatud sõidukite tootjaid, mis on Hiina või Venemaa kontrolli all või nende jurisdiktsiooni all. Alates 2030. mudeliaastast jõustuvad piirangud ka teatud sideseadmetele, mis pärinevad ettevõtetelt, mis on seotud Hiina või Venemaaga. See tähendab, et ei piisa sellest, kui Hiina autotootja ütleb, et hakkab autosid tootma Mehhikos või Ameerika Ühendriikides. Kui ettevõte ja selle oluline ühenduvustehnoloogia on endiselt piirangute all,
Võib ikkagi juhtuda, et autot ei lubata Ameerika turul müüa. See on suur takistus, sest peaaegu kõik uued elektriautod sõltuvad tugevalt tarkvarast ja internetiühendusest. On raske toota kaasaegset elektriautot, kui kõik ühendatud süsteemid lihtsalt eemaldada, et Ameerika Ühendriikide turule pääseda. Seega, Ameerika turul ei ole Hiina elektriautode jaoks probleemiks ainult hind. Probleemiks on ka konkurents, kaubanduspoliitika ja riiklik julgeolek. Samal ajal muutis ka Ameerika Ühendriigid oma elektriautode poliitikat. Varem võis nõuetele vastav ostja saada kuni $7500 föderaalse maksusoodustust kvalifitseeritud uue puhta sõiduki eest. Kuid föderaalne puhta sõiduki ostukrediit lõppes sõidukite puhul, mis osteti pärast 30. septembrit 2025. Seega aastaks 2026 ei ole enam seda varasemat föderaalset tarbijatoetust uue elektrisõiduki ostmiseks. Samal ajal muutis Trumpi administratsioon selgelt föderaalse poliitika suunda. 2025. aasta jaanuaris teatas administratsioon, et soovib kaotada poliitikad, mida nad peavad tarbijaid elektrisõidukite poole suunavaks ning anda ostjatele suurema vabaduse valida bensiinimootoriga autode kasuks, hübriid- või elektrisõidukite vahel. Seetõttu on nüüd maailma kahe suurima autoturu strateegiad erinevad. Hiinas on elektriautode turg jätkuvalt väga tugev. Aastal 2025 oli peaaegu 55% Hiinas müüdud uutest sõidukitest elektriautod, sealhulgas akutoitel elektriautod ja pistikhübriidid. Adipongi. Ameerika Ühendriikides toimub üleminek aeglasemalt ning bensiinimootoriga ja hübriidsõidukite turg on endiselt suurem. Ameerika Ühendriikides toimub üleminek aeglasemalt, kuid Euroopa valitsused püüavad samuti kaitsta oma autotööstust odavate Hiina importide eest. Seega pole enam lihtne küsimus, kumb tehnoloogia on parem, kas elektriauto või bensiiniauto. On hind, laadimine, akude varustatus, töökohad, tehased, tollimaksud, riiklik julgeolek ja valitsuse poliitika. On veel üks oluline asi, mis muudab mängu. Hiina autotootjatel ei ole vaja esmalt Ameerika Ühendriike vallutada, et saada ülemaailmseks suurvõimuks. Ülejäänud maailm on väga suur. Kagu-Aasias, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas ja teistel arenguturgudel otsivad paljud tarbijad odavat uut autot, palju funktsioone ja madalad kasutuskulud. Siin võivad Hiina ettevõtted saada suure eelise. 2025 aastaks oli üle 35% Hiina autode ekspordist elektrisõidukid. Riikides väljaspool Euroopat ja Ameerika Ühendriike moodustasid Hiinast imporditud autod umbes 55% elektriautode müügist. Kagu-Aasias olid enam kui pooled. 2025 aastal müüdud elektriautod Hiina kaubamärkidelt. See muutus on oluline, sest paljudest neist riikidest domineerisid varem Jaapani, Korea, Euroopa ja Ameerika autobrändid. Nüüd on uus konkurent ja võitlemas pole ainult BYD. On olemas Geely, Chery, SAIC, Xpeng, Leapmotor ja teised Hiina tootjad, kes otsivad turgu väljaspool Hiinat. Tariifid võivad muuta ka seda, kus autosid toodetakse. Selle asemel, et toota autosid Hiinas ja neid eksportida, võib Hiina autotootja rajada tehase riiki, kus ta soovib oma autosid müüa. Kui see juhtub, ei laiene enam ainult Hiina eksport. Ka Hiina tehased, tehnoloogia ja tarneahelad levivad teistesse riikidesse. Seega ei saa veel öelda, et kõik maailma autod muutuvad Hiina omadeks. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia, General Motors, Ford ja teised pikaajalised autotootjad on endiselt tugevad. Traditsioonilistel autotootjatel on samuti suur eelis brändi usaldusväärsuse, esinduste, remondivõrgustike ja kogemuste poolest erinevatel turgudel. Ta bensiin ei kao kohe kuhugi, paljudes kohtades on laadimisjaamu endiselt vähe. On inimesi, kes sõidavad pikki vahemaid. On riike, kus elekter on kallis või elektrivõrk on nõrk ja on ka ostjaid, kelle sõiduharjumustele sobib paremini hübriidauto. Seetõttu ei pruugi olla ainult ühte võitjat. Mõnes riigis võivad suurem osa uutest autodest olla elektrilised, samal ajal kui hübriidid ja bensiiniautod jäävad mujal tugevaks. Kuid üks asi on selgelt muutunud. Alles 20 aastat tagasi ei peetud ühtegi Hiina autotootjat maailma suurimate autotootjate jaoks tõsiseks ohuks. Täna on Hiina suurim elektriautode turg, suurim paljude oluliste elektriautode komponentide tootja ja üks maailma suurimaid autode eksportijaid. Seega ei seisne Hiina elektriautode tõeline lugu ainult odavate elektriautode tootmises. See räägib sellest, kuidas Hiina kasutas suurt turgu, valitsuse poliitikat,
akutööstust, tehaseid ja tugevat konkurentsi, et luua autotööstus, mis suudab konkureerida maailma suurimate ettevõtetega. Ja nüüd algab raskem osa. Hiinas on Hiina elektriautofirmad juba tõestanud, et nad suudavad võita. Järgmine lahing on see, kas nad suudavad seda teha ka kogu maailmas. Riikides, kus on oma autotööstus, oma reeglid ja oma põhjused, miks mitte lihtsalt anda oma autotööstuse tulevikku Hiinale.